Päike paistis ja tuju oli hea. Seda nii kõigil LHV maijooksul osalenud naistel kui ka nende fännidel ja lastel, kes muide enne 7-kilomeetrise distantsi põhistarti juba limpa lastejooksu jõudsid läbi lipata ja medaligi saada. Mis jooksul sa käisid? Limpa jooksul. Kui raske see oli? Üldse ei olnud raske. Kes on kiirem jooksja, kas sina või emme? Mina. Ja kogunesidki emmed, sõbrannad ja kolleegid stardikoridori viimaseks ühiseks soojenduseks. 39-aastases ajaloos on tulemas rekordiline jooks. Täna teeme ajalugu, sellepärast et siin lauluväljakul läheb kohe 7 kilomeetri rajale üle 15 000 naise. Eestis pole ühtegi rahvaspordiürituse distantsi ajaloos jooksul olnud, kus korraga nii palju inimesi läheb liikvele. Miks nad tulevad siia? Naised on tublid ja armastavad liikuda ja panevad mehedki liikuma, ma loodan, et Eesti rahvas saab tervemaks ja tugevamaks tänu sellele. Stardipaugu andis tänavu andekas teivashüppaja Allika Inkeri Mooser. Ausalt öeldes esimest korda hoian stardipüstolit käes, eks vaatab, kes tuleb välja. Stardipaugust oli möödas 24 minutit ja 12 sekundit, kui 7 kilomeetrit sai läbitud Liis Grete Hussaril, tänavusel kiireimal maijooksjal, kelle jaoks oli see juba 3. järjestikune maijooksu võit. Selle jooksu fenomen on lihtsalt see, et siin on nii palju naisi ja me saame olla stardis ilma meesteta. Ma arvan, et see ongi selle jooksu võlu, et ma tean, et vist esimest korda korraldati 1988, kus oli siis 200 osalejat ja kui me vaatame tänast osalejate arvu, siis see on ikka meeletu kasv, nii et ma arvan, et sellel jooksul on kindlasti oma fenomen ja suur kiitus korraldajatele. Juba homme osaleb Liis Grete Hussar esmakordselt maijooksu kavas oleval naiste poolmaratonil. Mida emme on õpetanud? Kuidas peab jooksma, et ruttu edasi saada? Kiiresti, et teistes mööda saada. Pärast jooksu sulatas naiste südameid Reketi räpiviis. Ja mis eriti tänuväärt? Traditsiooniliselt oli kohal Eesti Vähiliidu mammograafiabuss, kus täna käis rinnakontrollis 100 naist. Ülivajalikku võimalust pakkuvasse bussi kutsusid naisi telekanalit TV3 Live heategevus Flamingod, kes kogu sportlikule melule roosat rõõmu lisasid. Täna oleme me siin väljas ka mobiilse rinnakabinetiga Viljandi haiglast, andmaks võimalust ka nendele naistele, kes sõeluuringu sihtgruppi ei kuulu, aga on rinnaprobleemid, siis rinnakabinetist läbi käia ja vajadusel saavad saatekirja mammograafiasse. Aga selja taga on teil ju toredad flamingod, et nemad kutsuvad ka siia mammograafiabussi, et muretseda see uus 3D mammograaf. Kui tähtis nüüd oleks, et inimesed ikkagi toetaks, et saaks soetatud see uus 3D mammograaf? See on väga tähtis, sellepärast et tehnoloogia vananeb ja me peame ka iga 6-7 aasta tagant oma mammograafi välja vahetama ja on mõistlik osta juba selline tehnika tippseade ka uude bussi või uuendada seda mammograafi, et me saaks ikkagi varajaselt avastada rinnavähki enamatel naistel. Niisiis on LHV maijooks suurepärane võimalus mitmel moel oma tervisesse panustada. Igale naisele sobivas võtmes, boonuseks ja mälestuseks kaunis medal. Mitmendat aastat teie siis juba olete? Ei oskagi lugeda, alguses jooksmas, nüüd kõndimas. See pakub väga suurt emotsiooni. Lihtsalt tore päev, sportlik, selline melu, ta on selline unikaalne kogemus ka tegelikult olla nagu osa sellisest sündmusest. Mis on ühe hea jooksuvõtte saladus? Hea jooksuvõtte saladus on see, et pane normaalsed tossud jalga, ehk siis need, mis siin korralikult ära tõukavad. Jookse alguses rahulikult ja kui teeb haiget, siis kõnni.